see lõimumine on tegelikult minu jaoks väga selline isiklik teema. Kunagi, kui ma olin veel päris noor, siis ma lugesin hästi palju Dostojevskit ja armusin läbi Dostojevski ära Peterburi linna. Ja muidugi ma tundsin ennast alguses natuke kaitsetuna, sest ma olin välismaalane. Pidin kiiresti ära õppima vene keele, aga tegelikult ma ei õppinud seda keelt niimoodi, et ma oleksin istunud ja tuupinud kogu aeg, vaid see jäi külge, sest ma lihtsalt liikusin kogu aeg ringi. Nüüd Eestisse tagasi tulnuna ma väga tahan, et need inimesed, kes siia tulevad või on juba tükk aega siin elanud, et temad tunneksid ennast siin hästi, et nad saaksid hakkama, et nad tunneksid ennast turvaliselt ja tegelikult keeleõpe on üks asi, mis aitabki ennast hästi tunda teises keskkonnas, sest ma mäletan seda hetke, kui ma hakkasin kuulma asju, näiteks trammis ma kuulsin, mida inimesed räägivad, see oli selline tunne, appi, et minu jaoks on avanenud täiesti uus maailm. Ja kui ma tulin Eestisse tagasi, ja see kohanemine peale 10 aastat tegelikult ei olnud väga kerge. Ja sellepärast siis ma mõtlesingi, et see on see, millega ma tahan tegeleda. Ma tahan aidata kohaneda inimestel. Nüüd, kui ma töötan Vabaõhumuuseumis, siis Vabaõhumuuseumi kaudu ma käin tihti peale vanglates pidamas loenguid Eesti kultuuri kohta. Et kinnipeetavad, kui nad kunagi vanglast välja saavad, et nad lõimuksid jälle uuesti meie ühiskonda, et nad hakkaksid käituma õiguskuulekalt, et eest saaksid tublid ühiskonna liikmed. Nii et ma üritan lõimida inimesi siis erinevates kohtades nii palju kui vähegi võimalik on. Ja mul on väga hea meel, et Eestis on selline suurepärane võimalus Integratsiooni Sihtasutusel loodud, et inimesed saavad eesti keelt õppida mitte niimoodi, et lihtsalt koolis või mitte keelekursustel, et nii, siin on hunnik raamatuid, õppige nüüd grammatikat kohe ja õppige 1000 sõna selgeks, vaid nad saavad tegelikult õppida seda niimoodi, et nad käivad muuseumites ja niimoodi Eesti kultuuri ja keelt õppida, ma arvan, et see on puhas lust lihtsalt. Sellepärast, et kõik see käib sellise läbi tegevuse, inimesed saavad suhelda päris eestlastega, saavad teada meie ajaloost ja niimoodi on palju lihtsam meid ju mõista. Ja kuna meil käib väga palju erinevaid rahvusi, siis meie jällegi mõistame neid. Mulle tundub, et inimesed on saanud sealt ikkagi palju teadmisi, et üks noormees, tema töötab Eesti keskkonnas ja neil oli jõulupidu ja tema rääkis teistele eestlastele Eesti traditsioonidest, millest eestlased mitte midagi ei teadnud. No, kuidas sa seda kõike teada? Ja seal Eesti keele ja kultuuri tundmise klubis me saame ikkagi inimestega väga lähedaseks, et tõesti iga kord, kui ma neid linna peal või kuskil näen, mul tuleb selline soe tunne kohe sisse.